Eesti korvpallikoondise ääremängija Sander Raieste. Et saabusid Hispaaniast koondise juurde teistest hiljem. Et mis seisus koondise sa enda eest leidsid? Noh, selles mõttes ütleksin, et põhituumik on suhteliselt ju sama. Et tegelikult mõned mehed on puudu erinevatel põhjustel, aga ma ei näe ühtegi põhjust, miks nagu mängida ei saa. Väljakul on ikka 5 mängijat ja ma ei leia küll, et sellepärast, et mingid mehed tulemata jätsid, et siin midagi nagu katki jääb. Et lähme nii, nagu meil seis on ja Panamigos Turust tuleb selles suhtes. Ise oled sa nüüd alustad 3. aastat Hispaanias, Baskonia klubis. Et mis seisud seal praegu sul on, et sa oled teinud trenne kaasa põhimeeskonnaga? Jah, ma nüüd ei alustanud küll põhimeeskonnaga, ei tea, ei öeldud ka mis põhjusel, aga poole pealt nagu võeti, täpselt nagu siis võeti jälle meeskonna juurde, kui meil mingid kontrollmängud hakkasid. Aga selles mõttes see aasta on nagu nüüd see aasta, kus ma jaanuarikuus saan selle nii-öelda Hispaania korvpallipassi kätte juba. Mis arvasin, et nagu hooaja lõpus, et kui on nagu 3 hooaega täis, aga täitsa nagu uuest aastast. Ehk siis, kui õnnestub, siis loodetavasti ehk saab seal ka suures Hispaania liigas mõned minutid kätte. Aga see on see jälle, kuidas ise mees olen ja kuidas seal asjad on, et õnne peab olema viits. Kui sa nüüd põhimeeskonnaga tegid trenni, et kas sul peatreeneriga olid mingid jutud ka, et kui kaua sind hoitakse seal või ei ole sellest midagi teada? Ei, täitsa selles mõttes lahtine, et ma ise ka ei tea, et mis nagu siis, kuidas edasi, et kui ma tagasi lähen. Et seda juttu nagu ei ole olnud. Aga kui suur erinevus on põhimeeskonna trennidel ja teie nii-öelda farmklubi või noortemeeskonna trennidel, et on see taseme erinevus väga suur? No muidugi ikka on selles mõttes, eriti füüsilise poole pealt kõik see mäng on palju kiirem, füüsilisem, otsuste tegemine ja treener on ka selles suhtes palju nagu nõudlikum. Selles mõttes ikkagi see nii-öelda B-sats, mis meil on, see on ikkagi koosnenud noortest ja seal nagu antakse selles mõttes rohkem andeks, et see ongi nagu, kus nagu mängida ja õppida, selles mõttes nagu, kus vigu on, ütleme, nii-öelda siis lastakse rohkem teha. Et eriti noorena seal põhisatsis on nagu see oodataksegi, et võib-olla sa palju ei tee, aga need, mis omad asjad teed nagu ilusti ära ja sinu pealt ei kärise ja rünnakul nagu selles mõttes mingit suuri eksimusi ei tee. Aga põhitiimis, kes on need mehed sinu positsioonidel, kellega sina otseselt nagu konkureeriksid mänguaja suhtes? No hetkel põhiline, kes seal oli siis uustulnud, kes tuli Shavon Shields, kes praegu vist on Taani koondise juures. Kui me siis ta Itaaliast tuli ja selles mõttes ise varem ei teadnud midagi, aga selles mõtteski üllatus nagu väga positiivselt, et võib-olla ei tundunud küll, et nii hull mängija on, aga ikkagi tegelikult on nagu päris osav ja selles mõttes temalt on nagu hea õppida. Ta pigem rõhub sükesele meisterlikkusele. Kui ta on füüsiliselt küll on hea, aga ikkagi oma punktid toob ta nagu ikkagi mängu lugemise pealt teab nagu rünnata. Kaugelt vaadates tundub teie tiimi hing ja süda olevat Grusiin Turnike Šengelia, et mis mees tema on? Hästi sümpaatne inimene. Ta võtab nagu endal südameasjaks selle ka, et tema suhtleb hästi palju noortega. Kuna ta on ka meeskonna kapten, siis ta ise rõhub ka nagu sellele, et kui tema tuli meie vanuselt Hispaaniasse, siis nagu teda Valencias ka hoiti ja nagu ikkagi vanemad mehed nagu aitasid teda ka, et ta ise tahab nagu selle edasi anda, et nagu tema on hästi sümpaatne, hästi tore ja temalt on nagu hea õppida alati, kui midagi jääb segaselt, siis ta ütleb, et tule küsi minult, et ma kas ise pean trenni kinni, et ta on seal nii-öelda nagu põhimõtteliselt teine treener, et ta on ikkagi see hing ja süda seal ja kapten, et hästi tore. Ja millal sa nüüd pärast koondise mäng Hispaaniasse tagasi lähed? Ma lähen 18 õhtul tagasi ja siis jätkub nii-öelda siis ettevalmistus, et too aeg iseenesest minu liigas hakkab vist oktoobri alguses pihta. Et seal on veel aega timmida ja kuna mingid noored oli meil meestes põhisatsi juures, siis ei ole nagu saanudki täiskomplektina trenni teha. Aga ise sa loodad ikkagi põhimeeskonna eest oma esimesed minutid algaval hooajal kirja saada? Jah, lootus on iga aasta olnud, aga see aasta nagu võib-olla siis kõige rohkem, kuna ka selle passi saab ja keegi ära vajub, siis nagu see peaks nagu nii palju kaasa aitama sellele.